Sind vaid kiidan D-tuuris. Et intro siis võib olla samasugune, nagu ta seal noodiski on. Ja nii edasi. Kui hakata saatma, võib mängida alguses näiteks soovi korral sealt kõrgelt, nagu ta on. Ja siis võib-olla teises salmis tulla see oktav alla, aga no võib ka kohe alustada sinna. Võib seda faktuuri hoida. Et nüüd on see sama liikumine meil olemas ja kui ta on nüüd D-tuuri ja B-moll 7 peal, siis on need noodid. Kui tuleb E-moll, siis võime selliseid noote kasutada. Et need on nüüd E-molli võimalikult lisahelid siin Fis ja A. Et see G ja D on siis nagu tertsia septim. Et see kõlab nagu ka väga hästi. Ja ka A7 peal sobib. Nüüd kui vaadata natukene teistmoodi seda, siis võib mängida seda saadet ka näiteks nii nagu umbes Joel Rasmuse Emmel mängis seda. Eks saata kordid võib-olla, et kuidas need mängida nii, et nad kõlasid nagu natukene rohkem kui lihtsalt need samad 3 kõlad, mis seal kirjas on. Näiteks esimene akord D sus 2 tegelikult on kirjas ka. Seda võib niimoodi mängida, võib nii mängida. Ja noodis on ka kirjas tegelikult see järgmine akord võib põhimõtteliselt olla samasugune. Ülemine ots saab samaks. Nüüd kui jõuame E-molli, et ma ei mängi E-molli nagu niimoodi B-moll 7, nagu ta niimoodi kirjas on, vaid jätan selle A-noodi siia üles paigale ja võtan siis E-molli tertsi ja septimi. Ja nüüd ülemised noodid võivad isegi jääda paigale, kui meil on siin G-tuur A-bassiga ja lihtsalt A-tuur. Et see sobib nagu sellesse stiili ja konteksti väga hästi. Ja kui edasi läheb, siis võib natukene kasvatada. Nüüd selle koha peal on Fis moll 7, kus akord ise oleks nagu selline. Fis moll 7 ja meloodis on veel D-noot ka sees. Isegi võib sellise akordi mängida. E-moll 7 võiksid mängida niimoodi. Ja see on selline lihtne ja ei ole väga huvitav kõla. Ja jällegi ma saan mängida selle struktuuri, võtan D-noodi. Ei tea nii täpselt peast. Ja siis kui meil on see G-2, tegelikult see ongi see sama, mis meil sobib ka E-moll 7 peale. E-moll 7 on nagu see G-2 E-bassiga. Ja lõpus tuleb siis see on G-moll 6. Võib väga kenasti neid meloodianooteid siin kaasa mängida. Kui käsi nagu oktavid ei taha hästi võtta, siis läheb jälle introsse.
muidugi, mida saab veel teha. Jätta veel laias seadele akordid juurde. Ja siis paremas käes kasvatasin ka võib-olla 3-häälsed akordipöörded hoopis 4-häälseteks ja liikusin natukene kõrgematesse pööretesse.